Tere! Siin hakkame rääkima jälle Mina eestlane sarjas ja oleme praegu Inglismaal ja on olemas Inglismaa Londoni Eesti selts. Me räägime täna 3 inimesega. Kõigepealt Tiia Avastu, seltsi esinaine, Toomas Ojasoo, väga legendaarne seltside liige ja Eesti hääletoimetaja ja Ragne Aaviste, kes on muusika ja kooride vedaja. Nii et me alustame juttu, aga praegu, mida te näete, on Ida Juuse maal Eesti majas seinal. See on saali seinal, kui lähete Eesti majja, siis tervitab selline prüügellik maal eestlaste tegevustest. Kui küsida kõigepealt Toomas Ojasoolt, et kui vanasse aega teie mälu tagasi läheb, mida te mäletate oma lapsepõlvest ja milliseid inimesi, Eesti inimesi? Mida ma mäletan oli, kui mina olin 5-6 aastane, siis ma läksin Eesti maja algas ja ma mäletan, ma panin toolid välja ja ma olin lühikene inimene. See on, mida ma mäletan kõigi esimesena. Võib-olla mõned asjad isegi enne seda, aga nendest ma ei taha rääkida, sest see oli peale teist maailmasõda ja need olid, kes olid osa võtnud teises maailmasõdas ja ma ei taha liiga palju nendest rääkida. Mitte nemad olid halvad, aga lihtsalt, et nad olid nagu Riipalu ja need, kes olid need sõdurid ja teise maailmasõja ajal. Ja ma tean ka neid, kes olid meremehed teise maailmasõja ajal. Ja seda ma ei tea, kui palju aega sul on nüüd. Et ma lihtsalt ütlen, et üks Eesti kapten, Evald Jakobson, ma ei tea, kas sa tead, kes tema oli? Ei. Tema oli meremees, aga rohkem kui meremees, temal oli laevad. Tema poeg, Peeter Jakobson, ja ma tunnen teda, ta helistas mulle, kas oli eile või üleeile. Tema kirjutas selle raamatu, et tema isast ja see on eesti keeles ja Eestis on ostetud 250 ja siis on ka inglise keeles ka ja ta tuleb Inglismaal, mitte ta tuleb Inglismaal, ta elab Brüsselis, aga ta elab ka Inglismaal, temal on 2 kohas maja ja ta tuleb mail, 12. mail ja läheb saatkonnad, et seal ta näitab, kuidas need raamatud on, et inimesed saavad neid osta. Ja ta kutsus mind sinna ja ma lähen sinna, sest minu isa oli, kui ma räägin meremeestest, ma ei hakka kõik seda näitama, aga see oli minu isal, mis temal oli nii palju, sest tema oli meremees juba 1928. aastal umbes nii. Et jah, tema tundis kõik need teised meremehed ka. Ja siis Peeter Jakobson küsis minu käest, et võib-olla saab ka mitte ainult mina, aga võib-olla kui 2 inimest ka tahavad sinna saakonna minna. Mul on isegi mail 12. kell 7. Siis palun teata mulle ja mina saan temale teatada edasi.
no vaat see väike kutse kohe alguseks, aga läheme veel ajast tagasi, läheme aastasse 1921, kui Londoni Eesti Selts loodi. Palun andke sealt paar pilti sellest atmosfäärist ja mõttest. Seda on väga raske, sest mina ei tea, kes sai kirjutada sellest. Kes oli üks kui ma saan sellest võtta kuragi pildid, siin on üks pilt, kus nad on 21. aastal ja see on kõik kirjutatud, see oli Eesti Hääl 15. detsembril 1961. aastal ja kirjutatud Hindu kirjutas selle. Ma mäletan seda meest ka. Ja siis see oleks palju lihtsam, et mina saaksin seda trükkida ja saata parem kui hakata siit otsast lugeda ja minna terve tee läbi. Aga see algus oli, sest oli kaunis palju naised Londonis sel ajal, nad tulid tööle, nad olid East Londonis, Ida-Londonis rohkem kui, see oli odav. Ja siis muidugi siis kõigi tähtsam naine seal oli muidugi Ida Rixson, kes aastaga. Tema suri, kui sa tahad teada, aprillis 1885. aastal Tartumaal tema sündis ja ta surmas 8. märtsil 1962. aastal Londonis. Aga tema oli üks, kes algas. Ja mis oli väga huvitav, ma olen märkanud, kõik need fotod, mida ma sain hiljem, kui ma sain, oli teised andsid edasi, et oli mehed, oli kõik. Nüüd, mina istun siin. Aga ma räägin edasi. Ja siis oli kõik need fotod ja oli kõik mehed. Esimehed olid kõik esimehed. Ja ma arvan, see ma lugesin teie pool ka, et see oli lihtsalt, millal see aasta ainult, ma ei mäleta, kas oli 35. aastal, 19, midagi niisugust, siis oli esimene naine, kes oli esinaine Eesti seal. Aga nüüd, viimaste aastate jooksul, mina arvan, kas mitu meest on olnud viimaste aastatel esimees teil? No ikka on olnud ikka, oli ikka järjest. Ma arvan, et ikka pooled on ikka mehed on tulnud isegi rohkem. Vaata hiljem oli Priidu Rebane, aga enne seda ju oli, kõik on ju meesterahvad olnud. Ma võtan koodid ette. Ma arvan, et kaunis palju naised on, palju naised. Aga läheme siis hoogsamalt edasi, sest üks selline aeg, mis oli suur pööre, oli 1947. Et see võib öelda, et tegite uue seltsi ja hakkasite ajalehte välja andma. 75 aastat Eesti Häält, see on suur sündmus praegu ja teie ka kui toimetaja, et palju õnne teile, et te olete jaksanud. Ma tahtsin teha edasi, sest see kõik algas, et Gert Helbemäe algas seda, tundsin teda ka Londonis, ma teadsin täpselt, kus ta elas, sest see oli, kus mina sündisin ja kus ma elasin esimest 20 aastat. Võib-olla isegi rohkem kui seda.
ja siis niimoodi see läks edasi. Nüüd 47. aastal, see on väga huvitav, sest eestlased põgenesid, tulid Inglismaale. Lubati tulla Inglismaale, aga nad ei saanud kõik tulla Londoni ja isegi ei saanud mitmed tulla Londoni, sest nemad oli kõik saadetud kas isegi Šotimaale, kas saadetud Bradfordi ja selle jaoks Bradford on ikka meie üks hea koht, selleks meil on ikka Eesti maja Bradfordis, Leicesteris, seal on ikka Eesti maja. Ja siis oli ka teistes pooles ka mitmes kohtades ja väljapoole Londoni, aga nad algasid, et ei saa tulla Londoni. Ja ma ei tea, kas selle teen valesti, et nad hakkasid minema välismaale. Mitmed läksid välismaale. Ja siis, aga ja 47. aastal siis kõik hakkas edasi minema nii hästi, kui nad said. Ja need kõige rohkem läksid Kanadasse. Ja selle jaoks on Kanadas kõige rohkem. Võib-olla Ameerikas on veel rohkem, aga Kanadas on eestlasi. Ja kõik 2-3 kohas, mis on väga hea. Ei ole, et nad on igal pool Kanadas. Ja siis on 47. aastal siis edasi ja siis lihtsalt oli elu, siis läks edasi. Kuidas muud leidsid tööd, kohad ja tegid asju nii palju. Aga mida nad tegid on, nagu teie teete ka, nagu meie katsume teha, on kõik need üritused. See on üks asi kõige tähtsam, et hoida need, kes laulavad, kes tantsivad, kes räägivad, kes teevad nii ja edasi. See on jõulud ja kõik, mis on vaja. Need peab tegema edasi, peab hoidma seda. Ja kui inimesed saavad väga vanaks, meil oli Bradfordis 2 nädalat tagasi üks mees, kes oli 95 aastat vana. Siis see on ka niimoodi ja paljud tulid seal, nii palju kui said Bradfordis, tulid temale öelda, kui hästi sa oled teinud, et sa oled 95 aastat vana. Ja niimoodi see on väga hea idakta temaga, sest tema töötas, mitte töötas, see ei ole töötmine, aga tema tegi Londoni Eesti majas, kui mis päevadel need olid, et süüa saab, see oli kõik tema poolt väga hästi tehtud. Tema lõpetas seda umbes võib-olla 6-7 aastat tagasi. Umbes nii, ma täpselt ei saa. Aga see oli väga hea, et tema sai seda tööd teha. Aga keegi peale seda ei ole teinud mitte midagi. Mitte midagi selle poolt ei ole teinud. Ja. Ma räägin, tutvusin Aili Eistradiga, kes tegi lehte ja tema rääkis 40. aastate lõpust, kui nad tulid. Et kõige väärtuslikum oli rahvatants. See nii palju ühendas inimesi. Raske oli leida, mida kõike koos teha. Selleks oli rahvatants. Ja siis on ta nüüd pikalt tegi, kuni eelmise aastani, ta lahkus just aasta tagasi, aprilli algul. Ja te tegite ka koos ajalehte. Et Eesti Häält.
ei, tema tegi enne, mina tegin, siis tema lõpetas seda tegema ja siis mina võtsin selle ja Eesti Hääle tegemisel, kui ta tegi seda 90-ndatel lõpul, kui ma vaatasin 2000-ndatel, siis see pühendumine, millega ta öeldes, et mis ma olen lihtsalt rahvatantsija, aga näed, nüüd ma teen Eesti Häält. Ja ta ütles, kõige olulisem on Inglismaal Eesti inimesed koos hoida. Seda küll, ja. Aga ei ole ainult tantsu, ja tema oli huvitav tantsus, aga kas laulmisega ja kõik, ka sportiga. Nüüd sport oli ka alguses 47. aasta oli mõned väga head Eesti sportlased ka siin. Ja see kestis ka 1960 aastani, aga siis enam ei olnud. Ja, sest ei olnud jooksjad ja nii edasi nii palju. Siis see lõpetas. Ja, Eesti sport. Muidugi on Eesti sportlased üksinda kusagil. Võib-olla ma ütlen, et ja, mina tegin sporti, siis võib-olla mina olin Eesti sportlane, aga niimoodi see oli ainult mõned inimesed siis, ja. Aga siis... Ja kui me vaatame seda, siiski ma küsin nüüd Tiia ja Ragne käest ka, et mis on need põhimõtted, mille ümber saab inimesed kokku kutsuda ja inimesed tulevad? Tiiale kõigepealt siin sõna, et Tiia on see praegune seltsi esinaine väga pikalt olnud, et mis on meie põhimõtted, et esiteks see, et me tahame koos olla, esiteks see, et me tahame Eesti asju ajada, et ongi nüüd seltsis on toimumas pidevalt üritused, eks ole, mis kõik siis koondavad need eestlasi. Et me teeme aastas siis põhilised 3-4 üritust. See kohe algab meie iga aastane esimene üritus on siis vabariigi aastapäev, kuhu tuleb palju inimesi, kus me teeme üheskoos kiruvõileibasid, kõik see ettevalmistus ja kõik juba see eestlus, mida me seal koha peal teeme, kokku saame, see hakkab juba kas või nende samade võileibade valmistamisega. Et see ei ole mitte ainult see pidu, mis seal toimub, et see juba kõik enne, me valmistame ette neid asju. Siis, mis on meil hästi selline tore üritus, mida me teeme ka üldiselt iga aasta on siis jaanipäev. See on täiesti Eesti traditsioonidega, meil on seal ka traditsioonilised Eesti mängud, need köieveod, kotihüpped, kõik, kus me tunnemegi ennast täiesti nagu eestlasena ja me teemegi Eesti asju seal. Meil on Eesti esinejad, meil on Eesti rahvatantsijad, meil laulab eestlaste segakoor, see ongi täiesti selline kogukonna kokkutoomine ja samamoodi on jällegi jõulupeal. Et need on need 3 üritust, mida siis Eesti selts on teinud läbi aastate ja ütleme siis hetkeseisuga juba 100 aastat. Et Londoni Eesti seltsil oli eelmine aasta 100 aasta juubel, et me oleme 100 aastat seda teinud ja me teeme edasi. Jah, ära räägi jõuludest, sest seal mina tean üks mees, kes on jõuluvana, kes on teinud Bradfordi's, Londonis, Nottinghamis, Leicesteris. Aga ma ei räägi. Aga Ragne, kuidas koorilauluga läheb? Kui palju koorilauljaid on praegu segakooris? Koorilaulu lauldi ju juba vanasti ja seal tekkis mingisugune paus ja koorilaul tuli tagasi Londonisse siin 2010. aasta lõpus. Ja siis, et meil on olnud mitmeid koorijuhte, see koorinumbrid on ka muutunud, et ma tean siit seltsi ajaloost läbi vaadates, et alustati siin 40 ringis, siin vahepeal ta on olnud siin 12 ringis, tavaliselt peale laulupidu ta niimoodi langeb natukene ja praegu pandeemia järgselt meid on nimekirjas siin üle 30 ringis midagi ja 2 korda kuus käib proovis siin 20 ringis lauljad ikkagi, mis on hästi rõõmustav, et inimesi ikkagi on, nad ikkagi tahavad tulla, et pandeemia jooksul väga palju eestlasi on tegelikult Eestisse tagasi läinud või kui nad ei ole tagasi läinud, nad on ka kolinud Londonist ära ja võib-olla nii palju kaugemale, et laupäeviti ei tule Londonisse sisse proovi.
aga et meil on väga palju vanu lauljaid jäänud, meil on ka väga palju uusi lauljaid ja see rõõm koos olemisest, koos eesti keele rääkimisest ja Eesti muusika laulmisest, et see hoiab meid seni koos ikka. Mis lauluga te alustate ja lõpetate? Võt see nii erinev, see oleneb, mis ajal me räägime, eks ole. Et praegu me valmistume jaanipäevaks. Hakkasime laulma saarlaste laulu, mis on selline lõbusam. Samal ajal me valmistume jõudsalt ka küüditamismälestuspäevaks. Seal me esineme iga aasta juunis ja seda me teeme koos Läti ja Leedu kooridega. Ja see aasta laulame ja õpime ära ka Läti ja leedukeelse repertuaari. Et me iga koor valib siis ühe laulu. Meie oleme see aasta valinud selleks Mesipuu, mis ütleme väliseestlastele kindlasti on väga hinge pugenud lugu ja mis ütleb väga palju meile. Ja siis seal me esineme iga aasta nendega. Ja samas iga aasta me anname ka nendega koos jõulukontserdi. Ja tavaliselt seda tehakse siis Londonis mõnes kirikus, väga tihti oleme Notting Hilli kirikus, aga nüüd see möödunud jõulude ajal me laulsime Ukraina majas, kus meid ka väga soojalt võeti vastu. Et need on sellised Balti kooride traditsioonid, mida me iga aasta ikkagi hoiame aus ja kus me käime koos laulmas. Paistab ka, mina olen selle Baltic Councilis ja siis tuleb Ukraina ka, mitte ainult Eesti, Läti, Leedu, nemad laulavad ka, ma sain nii aru ka. Neid on ka kutsutud see aasta ja laulma ja ühinema meiega. Ja. Mina tahaks siia lisada nagu seda, et meil on tegelikult Londonis päris palju, kes tegelevad muusikaga ja just nagu Setsi poole pealt rääkides, et ütleme alates 2010. aastast meil hakkas tegutsema nagu seda muusikosa hakkas hästi palju nagu, kes nagu koondas muusikuid ja hakkas neid kontserte tegema, oli Reet Krome. Et kindlasti ta on teada ansambel Laine endine laulja. Ja Reet Kromel alustas, ütleme 2010 kuskil siis juba Londoni Eesti Seltsi kooris, ta oli koorijuht, ka teiste seas seal, eks ole. Ja ta on hästi palju koore, nagu erinevaid koore nagu kokku toonud. Et tema üks suurimateks projektideks näiteks oli Reekoor, mis oli rahvusvahelise, ütleme siis mõõtmetega koor, et see tegi erinevad üritusi erinevates 7 välisriikides nagu. Ja Reet on tänaseks teinud Londonis eramuusikakooli, nii et kõik, kes tahavad ikkagi õppida muusikat, saavad tema käe all teha seda. Ja et sealt ütleme siis sellest esialgsest Londoni Eesti Seltsi koorist siis on kujunenud praegu välja Londoni eestlaste segakoor, mille tegevusest just Ragne nagu rääkis. Et see koorilaul on nagu hästi auses kogu aeg olnud. Et see on jälle üks viis olnud, mis on siis nagu eestlasi kokku toonud Londonis. Täpselt samamoodi nagu siis rahvatantsugrupid, kes meil on siis tegutsenud Londoni Eesti Seltsi rahvatantsugrupp, millest siis kasvas välja hiljem Estonian Folks. Et Estonian Folks küll nüüd ajutiselt, ta praegu hetkel nagu Londonis ei tegutse, aga meil on teised rahvatantsijad, et näiteks jaanipeole sellel aastal tulevad meil Soome rahvatantsijad, tuleb Norra rahvatantsijate grupp Oslo Viikingid, et Angela Arraste on hästi palju meid aitanud sellel alal, et meil ikkagi kõik see tegevus nagu toimuks endiselt. Sest hetkel on ikkagi Londonis see seis, et Brexit on teinud oma töö. Meil ei ole enam nii palju eestlasi, meil ei ole enam neid vabatahtlikke, meil ei ole inimesi, kes nagu tuleks ja teeksid nii, nagu ütleme, oli see varem. Kui me näiteks tegime, toon kohe sellise huvitav näite, et kui me tegime EV100 Westminster Hallis, siis oli meil kohal 500 eestlast, aga näiteks nüüd, kui me tegime vabariigi aastapäeva, siis meil on 50-60 inimest ainult. Et see näitab seda, et eestlasi on väga väheks jäänud, nad on liikunud ära, eks ole, Londonist
ja hetkel ongi meil see suund võetud, et me hakkame seda kogukonda jälle vaikselt kokku tooma. Et me kutsume kõiki, kes tahavad meiega liituda ja vaikselt jälle tegutseme. Näiteks Ragne on meil ka nüüd uus juhatuse liige, kuna enamus Londoni Eesti Seltsi otsust on ka ära läinud ja on kõik juba Eestis, et Ragne on meil uus aktiivne liige. Siis on meil ka, räägin hetkel just sellest juhatuse poolest, et uus aktiivne on meil ka Riina, kes nüüd tegeleb siis sotsiaalmeediaga. Et oleme juba leidnud inimesi, et selles suhtes on näha, et ikkagi kõik jätkub, et ei ole midagi nii, et oli nüüd Brexit ja nüüd meid ei ole. Et oleme täitsa olemas, et eks loomulikult ka see koroonaaeg on pannud ka põntsu, et me ei ole saanud käia koos ei Eesti majas ega me ei ole saanud mitte midagi teha, aga nüüd me tegutseme jälle, et see on selline rõõmus poole seal. Eesti kultuurivedur ikka vaikselt sõidab edasi, et see pole kuskile kadunud ega seisma jäänud. Oleme olemas, jah. On väga hea, mida te teete, et see algab jälle niimoodi. Ja EV100, kui sa tahad kellegiga tänada, tema on praegu teeb midagi söögi meie poole, see oli Reet. Ja. Et Reet Järvikule suur aitäh! Alguses Maja ja Selts oli väga seotud, kuna see oli ainukene koht, kus eestlased said kokku. Nii et Selts ja rahvatantsijad ja Maja liikmed, need olid meil oli baar siin, kus ma istun. Praegu oli selles toas oli baar. Ja iga kuu oli kohviõhtud. Seal oli kohvi ja tee ja koogid, niisugused asja. Me ainult tulime kokku, et jutu ajada. Ja vahest oli mingi aktus ja rahvatantsijad esinesid. Nii et meil oli sõduriõhtu, kohviõhtud, vabariigi aastapäev, jõulud. Eesti Selts on väga oluline ja ma pean ütlema, et ilma Seltsida ma ei tea, see maja ei oleks isegi vaja.
ja, ei, selts oli see, mis hoidis kõik kinni ja hoidis kõik üles ka. Ja Eesti seltsi liikmed olid väga tähtsad ja pikka elu. Ma soovin Eesti seltsile. Ma arvan, et inimesed on teda vaja. Nad tulevad siia ja me oleme siin. Eesti selts on siin. Ei, ma mäletan väga hästi, ükskord meil oli peakoosolek ja me otsustasime, et me tõstame liikmemaksu. Liikmemaks sellel ajal oli ainult üks nael. Ja me tõstsime seda, ma ei mäleta täpselt, kas see oli 2 naelaga või see oli 2 naela või 3 naela. Ma arvan, et see oli 3. Ja siis pärast seda me otsustasime, et pensionärid ei maksa üldse liikmemaksu. Nii et ma hakkasin naerma ja ma ütlesin, see tähendab, et meil on 3 naela ainult selle aasta liikmemaksu makstud ja see on minu poolt. Okay. Olemegi uuesti seda kogukonda siis kokku toomas, et kes nüüd on siis Londonis, kes nagu ühineb meiega, kõik on oodatud. Kui me üritusi teeme, me paneme juba varakult, eks ole, välja, muidugi, eks ju palju liikmed on ka nii, et sõprade sõbrad, tuttavate tuttavad, et niimoodi tulevad inimesed, aga ikkagi ma ütlen, et praegu on tõesti väga vähe eestlasi jäänud, ja tundub, et neid ei tule ka juurde. Nii et eks me siis säilitame seda kogukonda nii, nagu ta oli, siis ütleme siis peale sõjaaegselt. Et kes olid, need on ja nii täpselt see ongi. Et kui me suudame need 3 traditsioonilist üritust ja me suudamegi ära teha iga aasta, siis sellega on juba võimalus kõigil tulla ja näha. Samuti ka muidugi Eesti saatkond teeb ka üritusi, eks ole, et ikkagi üritused kogu aeg toimuvad, et tegelikult kes ikka tahab nagu tulla nagu eestlastega kohtuda, et neid on palju on ikkagi võimalusi. Ja näiteks ka Eesti lastele ju toimub Eesti majas on korra kuus või on isegi umbes korra kuus või on nagu vähem, on ikkagi Eesti see keelekindlus. Keelekindlus on ainult lastele mõeldud, et seal toimuvad erinevad üritused. Ja väga põnevad üritused, see on jällegi Eesti majas, vahepeal tehakse neid üritusi Zoomis. Näiteks Jane Pakov, et kas tema suurest tööst võiks natuke rääkida, sest et tõesti saada lapsed niimoodi suures linnas kokku Eesti majja. Ja Jane Pakov on neid lasteüritusi aastaid teinud ja ta teeb neid väga kenasti ja lapsed tulevad, et koroona ajal olid need üritused Zoomis, et lastel on ka ikkagi tegevus olemas ja samas, kui ütleme, meilgi on mingid üritused, siis me alati ka kutsume lapsi esinema. Nii et ikkagi koostöö on. Ja näiteks nüüd on ju tulemas lastelaager Toomas. See oli nüüd augustikuuses, eks ole. Ja see on kõikidele üle Inglismaa. Toomas. Ja Saksamaal tulevad mõned inimesed tulevad Eestist. Nad tulevad kus kohas, mitte Rootsist. Ja mõned üksik. Aga see oleks hea ka, kui noored, kes ei saa tagasi minna Eestisse, ja eriti 2 aastat, me ei saanud seda teha niikuinii. Aga jah, et tulla, ma panin Eesti Hääld, sina said ajaleht, seal oli kirjutatud, kuidas seda teha ja siis need, kes teised saavad Eesti Hääld, see järgmise nädalal, siis nemad saavad ka vaadata. Ja,
kuidas seda sinna minna, Catthorpe'i. Ilus koht. Catfordis. Catthorpe, jah. Väga ilus koht. Ja seal on ka teinud laulud, tantsud, nii edasi. Eesti keelt muidugi ja mis veel nad teevad? Kokkamine, kokkamine, ja kõik, ja palju. Ja sport ja kõik niisugused asjad. See on nädal pikkus, aga see on väga hea. Väga hea. Ja see on kehtinud, see algas 1949. aastal. Ja siis on iga aasta välja arvatud, kui oli see COVID. Aga siis meil oli virtuaalselt. Ja, siis oli virtuaalselt. Ja. Mida te näete? Näiteks ma vaatasin, et on Eesti Häälel ka noorte lehekülg. Et kas see viis, et haarata noori kirjutama ja avalikkusesse on õnnestunud? Noored ma ei tea, kes kirjutab seal. 2016 oli jõulude ajal. Seda küll, need on Eesti kooliõpilased, muidugi, Kuidas Eesti koolil praegu läheb? Seal on Bradfordis läheb, Leicesteris ei ole palju, on vähe inimesi, väga vähe. Aga Bradfordis, see läheb ja nad saavad laulda ja tantsida. See läheb väga hästi Bradfordis. No siiski, paistab, et meil on mõtet rääkida, kui ikkagi üks maailma keskpunkt ju London on, pole midagi teha. Et siis, mis on need suuremad ajaloolised momendid, mis me võime öelda, et eestlased on Londonis esil olnud? Seda ma ei saa täpselt ei tea. Aga teie enda elust, sest te olete nii pikalt olnud seltsides ja lehes ja kõiges, et seltsi esimees, et mis on olnud kõige olulisem selline ühine? Mis on? Et lihtsalt ma tahaksin, et lihtsalt inimesed tuleksid igale nii palju kohtadesse, kui nad saavad. Mina olen aastal, ma olen Bradfordi, ma olen Šotimaale, ma olen läinud Londoni, igal pool. Me tahame neid kuragi, et nad läheksid ühest kohast teise. Mis oli väga kena, oli, et Leicesterist ja tulid Bradfordi ka on tulnud. Ja siis ja me ei saa teha jälle EV100, mis olid Leicesteris. Ja põhjuks me oli Leicesteris, sest on Kesk-Inglismaal, siis saab tulla igalt poolt. Ja Londonis on, saab teha, aga see on kus kohas ja see on raske teha. Isegi Bradford on natukene võib-olla liiga kaugele põhja pool. Aga Leicesteris seal me tegime, ma ei tohi seda öelda, me tegime väga hästi. Ma arvan, meie poole pealt siin üks kõige suuremaid on ikkagi see, et Eesti Vabariigi 100. juubeliks siis Londoni Eesti Segakoor lõi omaette koori, Ühendkuningriigi eestlaste ühendkoori, millega me pääsesime siis ka teistkordselt juba, mitte meie, et eelnevalt on 2014 Helen Auna eestvedamisel läinud siit koor Eesti laulupeole ja nüüd siis 2019 Kristi Jagodini eestvedamisel ja meie koori siis sellise väikse projektina lõime ka siis suurema koori ja kooriproovid toimusid nii Londonis kui ka Šotimaal. Esimene laager toimus Riverheadis. Riverheadi kohalik pastor on Eesti juurtega Martin Booth ja seal on Segakoor mitmel korral käinud esinemas ja sealne kogukond alati ootab meid avasüli, kui me käime seal esinemas või laululaagrit tegemas, et väliskooridel laulupeole pääsemiseks on üsna pikk kadalik vaja läbida. Et see on siin peaaegu 2 aastat
ja esimesed lindistused me tegimegi just Riverheadis ja teised tegime Londonis ja meie uksed nii praegu kui ka ennem on alati olnud avatud kõigile, et peaasi, et sulle meeldiks Eesti kultuur, muusika ja sa oleksid nõus Eesti repertuaari laulma, siis nii laulupeokooris kui ka praeguses kooris on meil ka britte. Et kes tulidki rõõmsameelselt ja õppisid seal ära ja see oli suur saavutus, et me saime minna sinna suurele laulupeole, et see oli tõesti meie jaoks üks suur saavutus ja selle on pannud ka dokumentaalfilmina selle teekonna kokku Ted Creative ehk siis Ranno Kasema ja Marko Lillemägi. Nad tegid sellest dokumentaalfilmi Emakeelne laul, mis siis esilinastus aprillis 2020 ja oli kaasatud ka muuseas Haagi rahvusvahelise filmifestivali kavva. Et see on nagu, et laulupidu alati toob kokku rohkem lauluhuvilisi, et tead, et see muusika niimoodi püsib ikkagi, et ta on hinges põues nii tugevalt põksumas veel ja meil üks hetke bariton bass. Üks Britan ütlenud, et ei ole vaja öelda, et eestlased on lauljad, et see on nagu sünonüüm, et eestlased ja laulja, et need nagu üks asi, et seda ei ole vaja selgitada, et see muusika ju elab meiega nii hinges kaasas, et see nagu, seda jah ei peagi ette enam mainima, et me olemegi muusikaalsed inimesed, see on osa meie kokkukasvamisloost ju. Sa paned seda meile kuulata ka natukene? Vaata, meil on üks lugu on. Loo nimi on siis Emakeele laul. Ma saan aru, et Inglismaal selle kirikliku muusika ja selle teatud hingelise kõrgkultuuri
liinile see Eesti koorilaul vist väga hästi harmoneerub või kuidas su enda tunne on nende kohtade ja inimestega? On küll jah, aga ma arvan, et me üritame laulda ka erinevaid žanreid, et ma tean, et läbi aastate on siin lauldud Jaan Tätte lugudest, Arvo Pärdi, Olav Ehala ja Pärt Uusbergi loominguni. Hiljuti just laulsime Pärt Uusbergi muusikat, et see on tulnud džässist rahvamuusikani, Sibeliuseni. 2017 me võtsime osa ka Westminster Abbey's oli reformatsiooni 500 aastapäev, et see oli jälle suures kus me saime osa võtta. Et sellest tulenevalt muusika, mis seal lauldi, juba teine. Aga jõulukontsertidel üritame ikka lisada ka jõulumuusikat. Jaanipäeval ikka lõbusamad jaani laupäeval ikka soivad muusikat, et me üritame ikkagi seinast seina, et oleks kõigile midagi. Et see on ikkagi hobikoor ja me teeme seda selleks, et inimestel oleks koht, kuhu tulla, kus teistega suhelda, mis pakuks nendele röömu, sest kõigi meie argipäevad on väga, väga kiired. Seda aega, et leida, et tulla proovi, see on ikkagi, me oleme väga tänulikud lauljatele selle eest ja siis proovidagi pakkuda nendele midagi, mis kõigile sobiks. Ja seal repertuurist on tõesti, et igale maitsele leiame midagi ja alati me seda uuendame iga aasta ja alati räägime läbi ka koori liikmetega, et on kõigile midagi, ma arvan. Ma siiski pööran veel tagasi meie Brexiti olukorra kohta, sellepärast, et ausalt öelda kujuteldamatu on tõesti, et ei ole ühte seda suurt Euroopat, kus Inglismaa oli ikka üks põhitala ja meile eestlastele väga lähedane mõtteviisi poolest ka inglise keel, eks ole, Euroopas ju nii levinud on seotud ja Euroopa Liidu keelena. Nüüd korraga on selline lõhe, et kuidas teie tajusite selle eralduma hakkamist, et kas see tekitas ka teile küsimuse, et kuhu meie nüüd siis kuulume või kuhu mina kuulun? Mis see Brexit? Brexitist, jah. Et see oli jube, et see läks läbi. See on, mida ma ütleksin. Ja ma ei saa rohkem öelda, sest see lihtsalt oli täitsa... Sul on hea meel, sul on ka Eesti pass. Ja, mul on Eesti pass, mul on Briti pass ka. Minu õde, kes on 5 aastat minust vanem, temal on Eesti pass, temal on Inglismaa pass, tema elab Prantsusmaal, kõik ja sedasi. Tema saab edasi tagasi palju lihtsamini, sest kui Prantsusmaalt Eestisse, aga me ei ole saanud Eestisse minna viimast 2 aastat niikuinii. Läksime iga aasta vähemalt 2 korda, aga loodame see aasta me lähme. Aga Ragne ja Tiia? Et eks see Brexitiga ongi niimoodi, et täpselt nii ongi, et inimesed lähevad ära ja ei saa enam käia võib-olla nii tihti Inglismaal, aga ikkagi need, kes elavad siin, need ikkagi on, kellel on pered siin ja ikkagi paljud inimesed on ka ju jäänud. Et eks see Brexit on mõjutab meid ka hästi palju, ütleme just nagu liikmeskonda. Muidugi, jah. Et täpselt samamoodi nagu nüüd see teine, ütleme see COVID-i laine, et ta on ka nagu palju mõjutanud, eks ole, ju seda seltsi tegevust ja kõike. Aga ma tahaks selles suhtes nagu COVID-sust öelda veel, et me ei saanud teha küll üritusi sellel ajal, aga me saime väga palju arhiveerida. Me tegime sellel ajal väga palju videosid, filme, et selles suhtes me saime ka lõpuks seltsile uue kodulehe. Et ka ütleme kõik see sama jutt, mis ütleme Toomas siin ka rääkis seltsiajaloost, et tegelikult seda saab kõike vaadata ka meie kodulehelt. Seal on kõik need videod üleval, nii Iida kohta kui ka Aili kohta, seal on kõik selle ajaloo kohta, ühesõnaga kõik, mis me oleme nagu siin rääkinud, on ka meie kodulehel nagu ja see on sinna nagu arhiveeritud, et see on nüüd see ligipääs sellele infole on nagu kõigile olemas, et varem meil seda ei olnud. Et selles suhtes ikkagi me oleme palju saanud nagu ära teha. Aga jah, Brexiti kohta on lihtsalt nii, et kes on läinud ja kes on siin, et mis siin muud on. Et
eks see on ju igaühe valik, aga ikkagi väga paljud on ära läinud Brexiti pärast. Ragne, mis sina arvad, kuidas sinu tuttavatega on? Mul on kuidagi teistpidi, et kuigi ma olen näinud suuremas plaanis, et on tõesti väga palju ära mindud, et kui me otsisime siin pandeemia ajal uut koorile dirigentit, siis seda oli üsna raske leida, sest kõikjal oli kellegi kontakt, see inimene oli just ära läinud. Aga ma arvan, et see Brexiti mõju on, võib-olla hakkab alles nüüd rohkem välja tulema, sest ma arvan, see pandeemia võttis selle üle, see Brexiti mõju too hetk ei olnud nii suur enam. Ja pandeemia ajal, kuigi me ei saanud koos käia laulda, siis koorina me hoidsime pidepunkti ikka, et me tegime kord kuus, tegime Zoomi kõnesid, mis oli selline elu tavapärane osa, et me siiski hoidsime pidepunkti kooriga ja andsime endale teada, et kuidas meil läheb ja hoidsime ennast kursis üksteisega. Ma arvan, et kooris käimine on ka eesti keele harjutamise koht. Et mina olen olnud Suurbritannias kokku elanud siin ikka kui Toomas, aga siin 2008. aastast saadik. Ja see eesti keel, kui sa ei harjuta seda, siis ta hakkab ikkagi ära minema. Et on teatud sõnu, mis ei tule enam meelde, et seda tuleb ikkagi harjutada. Ja me hoidsime seda alati nagu elus, et oligi väga suur üllatus see, et kui me tulime tagasi laulma septembris, siis et meil oli rohkem inimesi, kes olid uued, kui kes olid varasemad lauljad. Et meil on kuidagi senimaani nagu läinud paremini, et hästi, aga võib-olla see oligi see, et 2 aastat olime kodus. Londonis on väga pikalt oldud ju kodus töötatud, et siis tulla välja, et see tunne, et tahaks tulla Eesti üritustele, tahaks midagi teha, et ma arvan, et jaanipäev ka toob nüüd rohkem inimesi jälle kokku, et saaks jälle midagi koos teha ja koos olla ja nautida midagi eestimaist. No, aga siis sügis tuleb vist hästi äge, et kui mõelda, et on siis selle Inglise-Eesti ühingu 75. sünnipäev, Eesti Hääle 75. sünnipäev, siis saab ju üle Inglismaa jälle pidutseda. Mis plaanid teil sügiseks on? Ma ei tea. Me ainult märkasime seda täna. Ei, võib-olla mõni nädal tagasi. Aga lihtsalt, nüüd me vaatame ja teeme midagi, et saab, ma ei tea täpselt kuidas teha, aga me teatame teile, kuidas kõige paremini me saame seda tehtud. Eesti Hääl ikka ilmub edasi. Kuidas plaanid on? Sellest ma ei räägi enam rohkem. See natukene aega läheb edasi, aga ma pean vaatama, kes võtab selle kätte minust üle. See on küsimus. No siis järelikult on õige aeg siin rahvale öelda, kui kuulab, vaatab, et kas on seda substantsi ja tahet hakata Eesti Häält toimetama omasega. Ja. Aga ma pean seletama, kuidas see kõik töötab, sest mina ei tööta, mina olen kodus ja see on palju lihtsam seda teha, aga kui keegi on tööpäev, siis nendel on see palju keeruline. Ja kus kohas ja kõik on sest siin lähidal on kõik, kui ma trükin, meie trükikoht on siin ainult 800 meetrit siit eemal. Ja kui ma saadan temale, siis tahan teada järgmisel päeval kõik koha. Aga võib-olla teistes kohtades Londonis on keeruline ja kõik niisugused asjad. Meil oli keeruline, kui oli Londonis, kui Aili tegi. See oli, ja siis mina võtsin üle ja Londonis, siis oli, ma pidin autoga kogu aeg minema Londoni. Ja siin ma olen 800 meetrit, võib-olla see on 1000 meetrit, aga mis siis? See on nii lihtne. See on see vahe. Ja. Mul on veel üks küsimus, et kas on plaan kirjutada ja avaldada näiteks just London Eesti Seltsi ajalugu või inimeste, persoonide lugu, sest just mida me ei jõua praegu siia tundi kuidagi mahutada, on see värvikate persoonide rikkus,
kes on kõik ümber. Toomas rääkis ka siin ennem, et Nicole Hindo on kirjutanud raamatu ajaloos nii siis Inglismaal kui ka siis Londonis, et see raamat on täiesti digitaliseeritud ja see on meie kodulehel ka üleval. Et seda Nicole Hindo raamatut saab igaüks sealt vaadata. Seal on kirjas siis nii seltsi ajalugu kui üldse kogu üle Inglismaa organisatsioonide ajalugu, kuidas nad hakkasid tekkima, kuidas Eesti majad osteti, seal on kõik üksikasjalikult kirjas. Et sealt saab siis lugeda ja see on siis kirjutatud nii kaua, kui see Nicole Hindo, oli ka endine Londoni Eesti seltsi esimees, et ta on kõik selle kirja pannud. Aga nüüd tänapäevast, ütleme, mina olen kuskil 10 aastat ka teinud kaasa, et vot see vahepealne ja nüüd see tänapäev, et võib-olla keegi kirjutab kunagi raamatu, et ei tea. Hetkel me ei tea, et keegi oleks seda teinud või kavatseks teha praegu, jah. Aga selles mõttes ongi meil nagu just sinna seltsi lehele seda hästi palju nagu jäädvustatud, mis me oleme teinud. Seal on, ütleme, kuni aastatest, alates 2008 oleme me kõik sündmused nagu jäädvustanud. Nii pildis kui siis ka artiklid. Ja samas alati saab ju lugeda ju Eesti häälest neid artikleid, sest Toomast ka ju kõik, mis toimub, kõik jookseb Eesti häälest läbi. Et see on ka nagu oma ette tegelikult selle tegevuse arhiiv, mis Inglismaal on toimunud. Ja Eesti hääl ongi see, kus kõik on kirjas tegelikult. Et kas seda raamatut ongi vaja, et Eesti hääs on nagu nii kõik kirjas? No ikka on, kindlasti on vaja, sellepärast, et alati on küsimus, mida te ise esile tõstate, sest näiteks Eesti häält saame praegu lugeda üle maailmaga. Digaris on nõrga teega DEA, selline digiteeritud Eesti ajakirjandus ja seal on Eesti hääl täiesti olemas. Nii et kui kuulajad, vaatajad tahavad rohkem lugeda, et siis on see dea.ee alt saab Eesti häält lugeda. Aga lõpuks üks pilt, üks mälupilt ja kuidas see teile assotsieerub, on see, et kui sa lähed Eesti Majja, Notting Hilli, aga lähed trepist ülesse ja helistad ukse kella ja minul oli see au, et oli härra Reigo seal, kes teatavasti elas 107-aastaseks. Et mida te mäletate Eesti Maja nii auväärsest inimesest? Mis kokkupuuteid teil on olnud või mälestusi ja teiste mälestusi? Mina mäletan teda, ma mäletan kõik, mis toimub, mitte kõik, aga suurem jagu, mis toimus seal. Niimoodi see oli, jah, tema oli, kui vana ta oli, 104, kuidas suuri, ja midagi, ja, väga vana, aga siis ma ei elanud, siis ma läksin tööle, ma läksin ülikooli, ma läksin Exeteri ülikooli, siis ma läksin Kesk-Inglismaale ja siis ma ei tulnud nii palju, ma tulin Londoni kogu aeg, aga mitte nii tihti, kui sa elad seal, siis on palju lihtsam. Aga kõik, jah, peale teda, ma ei tea, kes võttis üle tema kohta ja kas sa mäletad? Sa mõtled, et Londoni Eesti seltsis, ta oli ju Eesti Majas ja igal pool, eks oli Londoni Eesti seltsis ja Eesti Maja juhatuses ja et kui nüüd rääkida Londoni Eesti raamatupidaja, Londoni Eesti seltsi raamatupidaja, siis neid on palju vahepeal olnud, aga nii pikaajalist nagu Tiit Reigo nii muidugi ei ole olnud, et ta ikkagi, ütleme, see figuurisik. Aga Tiit Reigost on samamoodi, Eesti Gild on teinud jällegi videolõigu, mida saab ka jällegi vaadata, see on ka meie kodulehel olemas. Ta annab seal intervjuud, ta räägib, kuidas elu oli varem, ta räägib ka eestlusest. Tema intervjuudest just kõlab see lause läbi, et mis minule on väga nagu jäänud meelde, et kui sa oled eestlane Inglismaal, siis jäägi eestlaseks, et sa ei saa kunagi teiseks nagu muutuda, et ole selle üle nagu uhke, et sa oledki eestlane. Ja, inimesed ja minu nimi on Toomas ja mitte Thomas.
aga nad kõik ütlevad, et ma olen Thomas. Aga suur aitäh, ma arvan, et selle mõttega, mis ütles Tiit Reigo, sobib meil täiesti edasi mõelda ja rääkida teinekord edasi. Aitäh! Ja, aitäh! Aitäh teile! Aitäh teile! Ma olin vastu tahtmist kuni viimase silmapilguni Tallinnas, sest ma lootsin, et rahuleping, mis sõlmitakse, et see annab iseseisvuse tagasi Balti riikidele, aga seda ei juhtunud muidugi. Ja siis ma olin Saksamaal valikuga, kas minna Kanadasse, millist reisi ma pidin ootama, vai tulla otse siia. Mä tulin sellepärast siia, et on kodumaale lähem. Ja et saab kergemini kodumaale. Ja mulle pakuti ka Saksamaal töökohta, sakslased pakkusid. Et ma tulin siia ja ma tulin sellepärast siia, et Lübeckis 1945-6 Inglise tööminister käis intervjueerimas pagulasi artillerilaagris, kus ma olin. Ja küsis inimeste oskusi ja minä ütlesin, että minä olen raamattupitäjä, että minä oskan raamatut pidätä. Ja nõustusid ja kui ma tulingi siia, Bethhampton on Lõuna-Inglismaal, Havant ja Bethhampton on Portsmouthi vaheldel. Ja seal loodi 3000 liikmeline põgenikude laager, paltlased ja teised. Ja nii, et mina läksin sinna laagrisse, ma sain seal raamatupidajaks. Ja olin seal raamatupidaja ja kui laagrid likvideerusid, siis ma olin raamatupidajaks edasi. Meid eestlasi tuli Inglismaale 1945-6 5000. Ja sellest 500 ei jäänud võib-olla 2000 järele. Ülejäänud suur hulk läks Kanadasse. Paljud läksid Austraaliasse. Londonesti selts oli tugeva, aga tema oli seotud Eesti Majaga. Nad ei saanud ise midagi teha. Nende tegevus toimus Eesti Majas. Ja muidugi Eesti Maja ise ei teinud mitte midagi, meil oli klubi, aga Eesti Majas soodustas, et kõik võisid siin teha Londonesti selts, abistamise komitee, siis üliõpilased mälestasime ülikooli aastapäeva ja siis sõdurid muidugi pidasid oma sõdurite õhtut siin üks kord aastas ka. Kuidas meil oli, meie koostasime kava, tolleaegne saadik kindlasti tuli, pidas meile kõne. Meil oli laulukoor siin, kes laulis, siis me kindlasti leisime nõnda nimetatud ilulugejaid, kes deklameerisid ja muidugi saadik pidas kõne või mõni teine pidas kõne, mul oli külaline kusagilt mujalt ja siis muidugi napsutati, käidi baaris ja rahvatantsurgrupp esines ka, mitte iga kord, aga enamasti ja siis lõpuks tants oli ja me tantsisime siis ka ja meil oli meie orkester oli lätlastel, oli üks tantsorkester, käis meil siin ja see oli kõik. Mina igaüks teeb, et ma olen eestlase siin ja kuigi ma olen Inglise kodanik, see ei tähenda midagi, ma tunnen ennast eestlasena, mul on Eesti lipp siin praegu ka.
Ja mä olen tänulik, että mä olen suuttunut säilyttää eesti keele. Ja samuti mä olen kyllältkä valdan inglise keeltä, että mä olin voimellinen asti väljentämään ja tulles. Aga se on kõik tänu eesti koolisysteemille. Että minun inglise keel oli, lukemisen voima oli mulla olemassa ja maalle tulles. Aga muidugi ja rääkimisen keelt tuli õppida. Säilyttäkää eestlus. Inglastele võib-olla meeldib rohkem, kui te olete säilitada. Ei püüa inglane olla, mida te niikuinii ei ole. Ja selle tõttu ma ja selgitage eestlust kuidagi inglastega. Inglased on väga huvitatud Eestist. Ma olen rongis kohanud inimesi, kui ma tööle sõitsin, kes teadsid mine näo järele, kes ma olen Victoriast sõitin rongiga Redilli. Ja need samad inimesed katsusid minule rongist lähemale tulla, et minuga juttu ajada teadis, kes ma olen. Aga ma siis ütlen veel kord, et mina ei ole ütelnud nii robustselt, kui inglane tegi midagi muud ja mina tegin midagi, mis et meil tegi Eestis nii. Ei ole, ei maksa öelda, nemad teevad nii, te olete siin tehke nii.